Härra Jaan, palun rääkige enda olukorrast. Mul on siin natuke käia veel Eestisse, et siis mõtlesin, et lõikan siin Moskva lähistud natuke, aga siis sattus mingi kohalik mulle vastu, nagu te näete seal. Mina sealt mööda ei julge minna, et enne ma proovisin minna, aga käed vuhisesid silme ees ja sülitas ja enne sain vaevalt jooksu, olin juba peostal, et ma olen nõutu, peata kana. Mida te ette võtate? Mul ei ole midagi siin ette võtta. Ma ei tea, ootan, kui ta ära väsib või lähen ringiga tagasi või ma ei tea. Ну, стоп, бля! Что ты говоришь? Туда, иди сюда! Lootusetu. Aitäh teile ja pilt tagasi stuudiosse. Nüüd anname teatepulga edasi spordiuudistele. Tervist! Oleme tulnud siia uudistama meie kuulsa Eesti odaviskaja Eino Edgar Endel Eesti valmistumist järgmisteks suurvõistlusteks. Ja nagu näha, treenib ta meie selja taga siin vaikselt. Et kutsuks ta siis intervjuule meie juurde. Eins! Tule siia! No tere, Eino! Et millega me siin tänavu sügisel tegeleme siis? Tere! Et siin teen trenni väikselt ja siis valmistungi. Järgmisteks suurvõistlusteks? Jah, need tulevad siin järgmine aasta. Suvel. Vaatan, et sul siin huuled natuke lillad ja keel pehme. Et kas sügisene tänavune ilm ei soosi sportlikku tegevust? Ei, see ei ole ilm. Et õiget spordimeest ilm ei heiduta. Et sa siin tegeled ikka aktiivselt ja et need sademed, väiksed sademed, need ei tee hullu? Ei tee, mina teen iga ilmaga siin praegu. Seda on küll rõõm kuulda. Aga mis periood sul praegu käsil on? Et ma olen kuulnud siin, et sügiseti tehakse mingi jooksuvärke, siis suviti on mingi kangi tõstmised asjad, et kuidas sul see plaan on? Eks ta nii ikka ongi, et siin sügisel valmistan ette ennast, siis talvel teen vähe kangi ja siis suvel lähebki viskamiseks ja võistlused lahti. Ei, vabandage, et mul siin tekkis vahepeal üks küsimus. Et palju te rinnatsurumise rekord ka võiks olla? Täpselt nüüd ei mäleta, aga eile ma tegin siin 150 seeriaid vaikselt. Oi, kui mõelda, siis mina tegin 63 või mis ta oli, mul naine oli taga siin kodus tegime. Kas see on minu kohta, kui ma spordimees eriti ei ole, kas see on normaalne saavutus? Eks ta lahjavõit ole, aga käib ka. Oi, ma jäin siin vaatama, et väga ilus embleem teil siin on Tallinn 80. Et kus see pärit on, räägi meile natuke. Siin Moskva Spartakiadki käisin minu esimene suurvõistlus ja siis suutsin saavutada esimese koha ja siis üks rautasu. Oota, mis alast me üldse räägime, et mul siin külma ilmaga jõudis see juba meelest ära minna? Odavise ikka. Odavise? Jah. Kas sa Andrus Värnikut ka tead? Jah. Isiklikult? Olen näinud. Aga äkki siis demonstreerid ka meile mõned ilusad odakaared ja siis oma jooksutrennid ja tavalist trenni, nagu sul täna ette näeb? Jah, et mul ongi siin jooks praegu plaanis hakata tegema ja siis paar viset peale. Aitäh, aga liigutame siis oma kaamerat ja vaatame, kuidas Eins viskab meil oda. Ja millega me siis alustame? Et teen odaga siin soojaks ennast ja ongi alguseks see. Hakkame siis pihta, ma liigun natuke kaadrist välja, et sul ruumi oleks. Kuidas on võhmal juba? On võhmal ikka. Näita siis mõni ilus kaar ka kohe. Näitan. Vapusta. Et kuidas siis käsi tundub? Oi, terav. Vaatasin, et siin natuke hoiad oma kätt, et vana vigastus ilmselt annab tunda. Aga kuidas siis kommenteerid? Ei ole midagi, et alguses ongi, käsi on külm ja eks ta läheb soojamaks kogu aeg ja paremaks. Aga äkki paned ühe ilgelituudi ka sinna poole, et siis vaatame, kuidas kaugele ta lendab. Läks! Ei, vabandust, kaamera kinni ja anname tagasi stuudiosse, ma olen... Läks! Ai! Läks või?
tundus, et saime meile inimkalkulaator ikka tööle, et Seier on tõusnud 6 peale, ju see on siis meie tänane vaatajate arv. No mis seal ikka, järgmine kord läheb ehk paremini. Et minu poolt aitäh, vaadake meid jälle ja kena õhtu jätku, mis siin ikka.